Kas teadsite, et igal aastal hüljatakse ning jäetakse hooletusse mitmeid tuhandeid koeri ja kasse? Nii algab Balti filmi- ja meediakooli tudengite Guntar Skulbise, Ellis Reppase ja Keiti Väliste dokumentaalfilm 14 päeva seadus. Noortel mõlguvad meeles enamasti mõtted hängimisest, chillimisest, peopanemisest, seksist, rahast ja mõnusast elust. Miks aga seekord nii sünge teema nagu lemmikloomade häda ja viletsus? Selle filmi idee tuli minu omast kogemusest, mille käigus ma siis sain aru, et kuigi ma endast arvan kui suurest loomaarmastajast, siis ma ikkagi ei olnud seda sellepärast, et mu kass läks kaduma ja seda tänu selle, et ma ei steriliseerinud teda. Alguses ma mõtlesin, et tuleb tagasi, et kõik on hästi, aga siis mingi aja pärast ma sain aru, et asi ei ole ikka väga hea ja et kus see viga siis on. Ja ma sain aru, et mina kui vastutustundetu loomaomanik olengi selle nagu probleemi tekitanud ja siis sealt nagu ma hakkasin mõtlema. Elis on lapsed saati suur loomasõber. Eestis vohab vägivald loomade suhtes ja loomapiinajate karistamatu tegutsemine teevad neid ise kurjaks. Nii tohutult palju meedias kajastatakse selliseid piinamis- ja koledaid juhtumeid ja lihtsalt ajab ihale, kui sa hommikul loed lehest, et jälle kuskilt keegi, ma ei tea, tulistab oma koera või lööb kirvega pea maha, mis ebaõnnestub. Et see ajab ihale, et kui haige ühiskond meil on. Balti filmikooli õppekavad annavad erialase ettevalmistuse töötamiseks filmitootmise ametites, aga õpitakse ka televisiooni, meediat, reklaami ja avalikke suhteid. Kes sinust saab pärast seda kooli? Ma alles kompan maad. Nii kaamera ees, kaamera taga kui dokumentalistika, telerežii kõige vallas, et ei julge veel vastust anda. Telerežii, seal vist vähemalt raha liigub, dokumentalistina jääd nälga. Just, et eks see dokumentaal Eestis paraku on selline, et tahab ikka tugevat pühendumist ja ma ei ole kindel, et ma selleks valmis olen. Balti filmi- ja meediakoolis õpib rahvusvaheline seltskond. Õppetöö käib inglise keeles ja tudengi või tema perekonna raha eest. Guntar Skulbis tuli õppima Lätist. Mees on tubli, pursib juba väheke eesti keelt. Ma õpin eesti keelt 1 aastat, aga ma räägi eesti keelt natuke. It's hard. Yeah, language is hard, but it's actually an interesting challenge to learn it. Loomadoku kaameramehe ja monteerija töö olidki paljus just Guntarsi õlgadel. Actually, I have done pretty much of documentaries, but in the school program, this is the first one, real one, at least as a TV documentary. This, I would say, is the most advanced that we currently have done. What kind of situation with stray cats and dogs in Latvia today? Exact numbers I can't say it by heart, but no, definitely it's still a considerable problem now. Inimesed kuidagi väga pealiskaudselt suhtuvad sellesse loomapidamisse. Kui nad suhtuks loomapidamisse samamoodi kui oma laste kasvatamisesse, oleks olukord hoopis teine. Noorte tehtud filmi hindas tuntud dokumentalist Marianna Kaat. Ma vaatasin ikka mitu korda, sest me ikka kogu aeg muudame midagi või mina soovitan ja nemad muudavad, aga oma hinda nad said. Asi on ikka toores. No kui arvestada, et see on ikkagi selline kursatöö, see ei ole ju mingi diplomitöö, nii et ma arvan, et täitsa okei. Tudengite dokfilm oli õpetlik, aga ka Mariannale endale. Minu jaoks näiteks oli šokeeriv see informatsioon, et varjupaikades koerad lõpetavad eutanaasiaga. Et kui neid ei keegi ei taha neid võtta enda. Mina näiteks sellest üldse kuidagi sellest nagu vaikitakse või üldse ei räägita. Miks te süüdistate mind? Et süüdistage ise ennast, te ju lasete kõik need loomi välja jalutada ja nii edasi. Mina ju tegelen siin juba tulemusega.
ja just see ongi see tulemus, mis ma pean nagu lahendama, et mõned inimesed lihtsalt ei suuda otsustada absoluutselt ja siis need kõik koerad satuvad õue ja siis me nagu korjame neid varjupaika. Mina enda jaoks avastasin veel või hakkasin mõtlema selle peale, et tegelikult ju peab otsima probleemi algust, et kus see algab üldse ja tegelikult algab ju minu meelest sellest kõige esimeses hetkes, kui inimene otsustab endale koera võtta või kassi, igaüks võib teha, mida tahab ja võtab ja pärast avastab, et ei saa hakkama. Ka Marianna Kaadi arust on ühe korraliku lemmikloomade muredest pajatava dokumentaali tarbeks ainest veel küll ja küll. See on nii suur teema ja nii suur probleem, et läbi selle filmi nad tegelikult avastasidki enda jaoks, et seal on veel sellest võib rääkida, sellest meie ülesanne oligi ainult 10 minutit, mitte rohkem. Ja nüüd ma soovitasin neile, et edaspidi, kuna nad veel õpivad edasi, eks ole, et nad võivad seda teemat arendada ja millalgi lõpetada kooli diplomitööna nagu täispika filmiga või tunnise filmiga, sellise tõsise teosega. Koer tuli.